tere tulemast Taani Herningisse Euroskillsi võistlusele. See on Euroopa kutsekoori noorte mõõduvõtmine, kes on oma erialal kõige parem. Alanud saates teeme ülevaate võistlusest, aga räägime ka laiemalt Eesti kutseharidusest ja sellest, miks see võistlus on tegelikult kasulik kogu Eesti kutseharidussüsteemile. Aga alustame seda ülevaadet muidugi algusest, sealt kus algas ka tänaste võistlejate tee, kooliklassist. Olete valmis? Siis get ready ja läks. Mehhatroonikud ehk tööstusrobotite operaatorid Kevin ja Erki on ühed neist, kes on aastaid õppinud ning nüüd annavad viimast lihvi oskustele, mis vajalikud just kutsemeistrivõistlusteks. Milleks seal tasub valmis olla, mis kõige raskem võib olla? Ma arvan, et just see, et ajas püsimine, et me kõik saaksime valmis ehitatud ja kõik tööle iga ajaga. Pead olema kindlasti valmiks selleks, et seal on palju rahvas, seal on keegi kogu aeg karjub seal, et kõrvaltegevused tulevad, aga nad peavad keskenduma enda töö peale. Mis nad päriselt peavadki nii kiiresti kogu aeg tegema või? Peavad veel kiiremini, aeg on väga piiratud, siis see võistlus on täitsa sport. Kõige raskem on kindlasti see teadmatus, et mis ees võib oodata, et nagu mis see ülesanne täpselt on. Aga ütleme, et üldiselt nagu me oleme juba nii kaua harjutanud, et nagu suukseid suuri hirmega asju ei olegi. Nii leidsidki 18 Eesti noort enda võistluseelsel päeval Tallinna lennujaamast suhteliselt enesekindlalt. No võistluselt ootame ilmselt kõige rohkem seda tunnet, mis seal tuleb, et kui olla koos nende inimestega ja oma eriala inimestega, kes kõik mõtlevad samamoodi ja pürgivad täpselt sama auhinna poole. Nii-öelda ettevalmistused on toimunud siis tegelikult aastaringselt, et kui nii-öelda kuulutati välja, et kes nagu saaks minna ja nii-öelda kandidaadid. No eks ma ikka ootan uusi tutvuseid ja siis kindlasti ka uusi kogemusi, et ennast ikka nagu arendada, et see on nagu kõige tähtsam ikka. Ma olen harjutanud veebruarist saadik ja ma ütleks, et ma ikka olen päris valmis, et on aeg minna ja teha. Muidugi ei omanud neist keegi illusiooni, et tegemist on mingi lihtsa võistlusega. No, kõige raskem sellel võistlusel on kindlasti ajaraami mahtumine, et ülesanne on väga mahukas ja aega nagu niisama ilulemiseks ei jää. Kõige raskem on ilmselt keskendumine ja nii-öelda võib-olla sükest eriolukordadest nii-öelda suuta hoida külma närvi ja suuta leida nagu lahendusi. Ma olen iseenda jaoks mõelnud niimoodi, et alati tuleb mõelda, et see tegelikult ei ole raske, sellepärast, et me oleme selle jaoks treeninud ja kõik on võimalik ja me oleme seda õppinud, nii et selle teatud ülesannega, mis me seal saame, saab tegelikult väga hästi hakkama. Kuid ikkagi oli paljude jaoks ootamatu see, kui suure sündmusega on tegemist. Kokku 597 võistlejad 32 riigist. Kokku oli alasid 38. Eesti osales 18 töösportlasega 15 erialal ning kohe teeme Eesti esindusega lähemalt tutvust. Aga kogu selle avatseremoonia melu sees oli meie jaoks muidugi kõige ilusam hetk, kui sinimustvalge saatel Eesti võistkond saali sammus. Palju suurem, kui ma oleks kunagi ette osanud oodata. Siin on nii palju riike, nii palju keeli, kõik on nagu nii teistmoodi. See ei ole nagu ükski võistlus, kus mina siin varem üldse käinud, aga kõik on väga põnev. Inimesed on väga sõbralikud, kõik tulevad, ütlevad tšau, kuidas sul läheb, isegi kes ei ole minu erialaga seotud. Mulle on kõige rohkem meeldinud see, et mul on head seltskond siin, kes on välismaalased ja mul on positiivne see, et ma saan siin uusi kogemusi. Põnev, väga põnev. Alguses oli ärevus, aga nüüd on ettevalmistuspäev on tehtud ja võistlusvaim on juba sees, nii siis läheb lahti. Avaviled on antud kõikidel aladel ning teiste seas ka Eesti võistlejate tööaeg alanud. IT-riigina on Eesti esindatud mitmel alal arvuti asjanduses. Tarkvaraarendajate seas on meie Rasmus Kuusma, ise mõeldes, et kuidas see ülesanne nüüd nii raske tuli. Nad on kõik ümber mõõtnud, kõik on täieliku küsimärgi all, mitte midagi keegi ei teadnud ette, täielik müsteerium oli. Kõik oli valmistumine, kõik oli erinev.
Arvutite taga on tööhoo sisse saanud ka IT-süsteemide administraator Andreas Gabriel Vannas ja Andreas Laaniste. Graafiline disainer Arli Orlovski. Väga palju on Eesti esindatud ehitus- ja tööstusaladel. Keevitaja Markus Meier, plaatija Katriin Trave, ehitusviimistleja Johanna Kross, elektrik Sten Sihver. Kõigil oma ülesannetega käed-jalad tööd täis, sest enamike võistlusalade ülesanded on küll sellised, mida tahaks ka päris klient, aga selline klient, kes on nõudlik ja tahaks ainult parimat ja moodsaimat. Ütleme, et ta on suhteliselt eluline, aga Eestis pigem selliseid süsteeme tehakse täna veel vähe, et tehakse lihtsamaid nii-öelda analoogsüsteeme, ei tehta kontrolleritega nagu juhtimist nii palju, et võib-olla kunagi tulevikus on rohkem elulisem. Oma tööd on alustanud ka mehhatroonikud Kevin Lindlaan ja Erki Kruusmann. Päris elus on mõnes mõttes lihtsam teha, kuna seal on väheke suurem ajapiirang ikka. Siin on jah nagu võistlus, et siin peab aja peale kõike tegema. Aga päris eluga väheke ikka saaneb ikka. Maastikuehitajad Martin Pertel ja Oliver Saar. No, maastikuehitus on küll see eriala, millest ma ei taha, et minu abikaasa teaks, et selline asi üldse olemas on ja võimalik on teha paari päevaga väga ilus aianurk. Sõiduautotehnik Romario Voksepp ning ehituspuussepp Rasmus Keskpaik. Kuidagi üles-alla. Teise päeva hommik oli väike haigus kallal. Esimesel päeva lõunalt tulles jäime peale toitumist vähe uniseks, siuke üles-alla, aga täna on super. Igal võistlusalal on lisaks võistlejatele ka eksperdid, kelle ülesanne on üheskoos hinnata võistlejate töid ja tööprotsessi. No mulle endale käiks sellise töö tegemise juures kõige rohkem närvidele see, kui keegi kogu aeg üle õla vaatab, mida ma teen, kuidas ma täpselt teen, kuhu ma mingid asjad panen. Oma võistlejale on ekspert muidugi nõuandja, kes varem õpetanud võistlejate oskustega ning koha peal aitab strateegiat paika panna. Kui tähtis on siin võistlusel see strateegia, mis otsuseid sa teed, mis järjekorras teed, mida sa tegemata jätad? Nagu ikka, kui sa maratoni jooksed, pead teadma, et kuidas sa alustad ja kuidas sa lõpetad. Eks sa peadki valima aja järgi, et kui ikka aega jääb üha vähemaks, siis tuleb midagi jätta ära ja panustada mujale. Strateegia osa on kindlam parem valik, sest et kindlasti on vaja arvestada, kus on rohkem punkte. Kus aga hindamine on kõrvaltvaatajatele ilmselt kõige raskemini jälgitav, on ju teeninduserialad. Kuid sealgi on väga täpsed reeglid, milline peab olema lõpptulemus ja kuidas peab olema kogu tööprotsess enese järgi koristamiseni. Ning teeninduses on Eesti esindatud 4 erialaga. Kokk Anette Raasik ülesanne on muidugi teha maitsvad toidud. Florist Jarko Ilves teeb erinevaid kimpe ja lilleseadeid. Restoraniteenindaja Ketter Juhe peab tööoskusi näitama nii kõrgklassi lõunasöögil kui baaris kokteile tehes. Sa oled ka ise võistelnud, et mis sa talle enne võistlust soovitad, mida meeles pidada? Et ta suudaks rahulikuks jääda selles suures rahva hulgas ja võib-olla siis sellised erialased nipid ka. Alles teist korda ajaloos on Eesti esindatud juuksuri erialal, kus soenguid teeb seekord Eesti esindajana Liisbeth Klein. Siin kõnelejale tundub juuksuri eriala võrdsus eriti kaheldav. Kas võib juhtuda ka see, et saad soengu, saad modelli ja vaatad, juustest ei anna teha sellist soengut? No siis tulebki teha seda, mis saab teha. Et meile öeldi ka, et nad arvestavad sellega, et kui kliendil on hästi jõukesed juuksed, et see on täiesti arusaadav, nad mõistavad seda ja siis hindavad selle järgi, et mis oli võimalik üldse. Ja tegelikult ka kui meil on need elusad modellid, mitte need treeningpead, siis nende kes küsitakse arvamust, kas teil pead pesti kenasti, kas teiega suheldi ilusti, ega ei tambitud tarjaga vastu pead ega tehtud mingit sellist asja. Õnneks seda vist ei ole juhtunud ka. Kokku käis alasid vaatamas üle 100 000 pealtvaataja, nende seas ka Euroopa riikide haridusministreid ning Norra kuningaski käis uudistamas, mis tema maal toimub. Kuid kas tegemist on vaid võistlusega? Ei. Tegemist on kutsehariduse kokkutulekuga. Kohal on kutsekoolide õppejõude, haridusametnikke, tööandjate esindajaid. Üldiselt jällegi noored on meie tulevik ja olekski soov näha, et mis võimalused saab meie siis Euroopas pakkuda neile. Esiteks siin, kui tulevad noored, nad saaks siis harjutada enda oskusi, mis nad õppivad siis näiteks Vokossid kutsekoolist nii-öelda. Ja see annab siis nii-öelda võimaluse
midagi uut neile arendada välja. Kindlasti võidab Eesti kutseharidus see, et me saame võrrelda ennast teiste riikidega, teiste kutsekoolidega. Ja kui me vaatame, et need juhendajad ja eksperdid saavad omale kolleegidega suhelda, võrrelda ennast, saavad väärtusliku kogemuse, mis erialal toimub. See võistlus on selline suur, siin näeb üle Euroopa taset, siis annab selliseid mõtteid, et mida edasi õpetada, mida harjutada võib-olla rohkem ja kuidas sellele võistluspingele vastu pidada ja kuidas siin teised ja vaatan teisi treenereid, juhendajaid. Mis on toonud 17 aastat siia võistlusele? See on tegelikult enese arenguks on ta väga väljakutsuv sündmus alati ja kindlasti ka terve plejaad noori, keda nagu eraldi välja õpetada ja tegelikult ja mida ka Eestisse viia mingisuguseid uusi kogemusi ja tahes-tahtmata ka anname ise edasi mingeid kogemusi ja tegelikult see ekspertide seltskond on oma ala fännid kõik, eks, et ma ise samamoodi. Aga mida see annab võib-olla sinu erialasele tööle, koolile, Eesti kutseharidusele? Ma arvan, et see annab kõik sellepärast, et meie eriala õpetamise standardid tulevad ju siit. Me jagame siin kolleegidega oma praktikaid ja siis me oma kolleegidega neid ka rakendame. Ja iga kord vaatame uuesti üle, mis on asjakohane ja kuidas mida õpetada tasub. Üldine reegel on see, et võistlusel ollakse põhimõtteliselt paaris, on võistleja ja ekspert, kes teda siis nii juhendab, kui ka siis kõik eksperdid koos hindavad tehtud töid. Aga on ka erandeid. On erialasid, kus Eesti on seekord väljas eksperdiga, võistlejat ei ole, aga ekspert on. Miks nii? Esimest korda on Eesti väljas küll eksperdina, mitte veel võistlejana erialal tööstus 4.0 ja ma saan aru, et see on täiesti tulevikumuusika. See on täiesti tulevikumuusika, et meil on esimesed õppekavad selles osas käivitumas ja tööstus 4.0 on siis, kus on mehhatroonika, IT, intelligentsed süsteemid, kõik AI on ühendatud, nii et ootame põnevusega, mis siin toimub ja mis need võistlused endast kujutavad. Tegelikult tööstus läheb täna sinna poole, et kuna kogu meie tööstus peab oma andmeid kaasa või kuskile saatma ja nendega midagi tegema selleks, et lihtsalt konkurentsis püsida. Ka Tisleri erialal on seekord kohal vaid ekspert. Eesmärk on tarkus koju tuua. Ta ei tuldud selle jaoks, et hankida natuke kogemusi, kuidas siis Euroskillsil Tisleri töö käib. Et kaasa võtta need kogemused ka Eestisse, et korraldada ka seal nooremeistri kutsevõistlusi, et harjutada siis ka Eesti õpilastega, et tulla ka tulevikus Euroskillsile nendega. Seega annab võistlustel kohalolek tõuget ja oskus ka kutsehariduse arendamiseks Eestis. Käimas on mitmed ümberkorraldused kutsehariduses. Need puudutavad kutsehariduse võrku, need puudutavad kutsehariduse rahastamist ja need puudutavad kutsehariduse sisu. Ja me soovime sisu osas tugevdada siis neid ülekantavaid oskusi, mis tegelikult peavad tagama siis õppurile suutlikkuse üle kogu või läbi terve elu juurde õppida ja ümber õppida. Et kutseoskus kui selline on megatrend ja see on miski, mida järjest rohkem hinnatakse ja seetõttu me seda just populariseerimegi, et meie Eesti noored oleksid tulevikuks valmis, suudaksid konkureerida ja selle läbi on ka Eesti riik tugevam. Praegu me tugevdame üldkeskhariduse osa, ehk siis loome võimalused, et keskhariduse omandanud inimene või kutsekeskhariduse omandanud inimene saaks jätkata ka kõrghariduses. Nii et esmalt oskused, sinna juurde rohkem üldoskusi, millega on võimalik jätkata siis haridusteed. Tegelikult need muutused on juba näha ja Eestis kutseharidus on muutunud järjest rohkem atraktiivseks ja need samad võistlused ja see kvaliteet ja see tase, mida meie noored näitavad, tegelikult kinnitab seda, et Eesti kutsehariduse süsteem toimib. Kellad võistlusaladel tiksuvad halastamatult ja võistlus hakkabki läbi saama. See, kas keegi on valmis saanud, kui hästi ta on selle valmis saanud, kas tahaks midagi veel kõpitseda, see tegelikult ei puutu asjasse. Võistlus saab läbi siis, kui aeg on läbi. Millise tulemuse seekord Eesti töösportlased siit kutsemeistrivõistluselt tõid, vaatame pärast väikest pausi.
jätkame saadet siit Taanist, Herningist, Euroskillsi võistluselt ja kohe on kätte jõudmas need hetked, kus Eesti töösportlased, Eesti kutsekooli noored, kes siia võistlusele saadetud, saavad teha viimaseid liigutusi oma töö juures ja siis on aeg läbi. Kõik rohkem midagi teha ei tohi, olgu tulemus milline tahes. Lõpuhetked on mõistagi üliemotsionaalsed. Kellel aasta, kellel 2 ettevalmistamist, pingelised viimased kuud ja nüüd 3 kirjeldamatult pingelist päeva. Ning paljudel saab lõpuvilega läbi kogu töösportlaskarjäär. Pisarad silmis lausa? Jaa, nii on, sest lihtsalt imeline võimalus osaleda WorldSkillsil ja Euroskillsil koos imeliste õpetajatega aga lihtsalt, et see teekond lõpeb lihtsalt, see on kurb. Imeline lihtsalt täiesti, Jarko on mu õpilane nüüdseks ja seda tunnet, mida õpetaja tunneb kui õpilane võistlus, see on hoopis täiesti teine kui ise seal olla. Et ma tean küll, mida ta tunneb, aga see sama õnnetunne on praegu minu sees ka ja ma pole seda juba mitu aastat saanud tunda, kas minu võistlused olid juba tükk aega tagasi. Maastikuehitajadki on oma töö valmis saanud. Kumba said järgi enne? Kumb on järgi, jah. Meeletu lõpusport oli, ma tund aega tagasi vaatasin, et ei tea, kas te olete mõned asjad unustanud panna või mis, aga nüüd on valmis, et teab midagi endale kripeldama. Ei näe praegu midagi. Kõige rohkem jääb kripeldama see, et eile pärastlõuna jäi tempo alla, aga täna sai tasa kõik tehtud. Loodame, et on ka kõik korras. Kui palju praegu tegite 3 päeva, kui palju normaalne oleks sellist tööd teha? Ma arvan, et kui võistlusnärvi ei oleks, siis oleks võimalik täiesti sama ajaga teha. Võistlusnärv võtab kindlasti jalgu alt ära, et teed lolli vigu ja mõtled osasid asju niimoodi üle, et neid ei ole vaja üle mõelda. Üksteise järel saab võistlusaladel aeg otsa ja kõlab lõpuvile. Aega ei väheks, et siin on mõned ülesanded ongi pigem tehtud võib-olla selle peale, et kui kaugele sa jõuad, mitte et kui hästi sa lõpptulemuse nagu valmis saad. Oleks võib paremini minna, aga see ülesõis oleks päris mahukas, et läks niimoodi, kuidas läks. Enam-vähem alguses läks halvasti, viimane moodul tundus, et läks hästi. Siis oma võistlust hindad, kuidas läks? Ma olen väga rahul. Üle ootuste hea nagu. Ma arvasin, et läheb halvemini. Väga tubli tüdruk. Võttis ennast kokku ja tegi ära. Kuidas sul ise võistlusega rahul jääb? Lausa väga mitte. Olen olnud paremaid aegu. Aga ma sain asjad valmis, see on hea. Aga mis kripeldama jääb? Ma isegi ei tea. Koka viimane ülesanne on ekleeride valmistamine. Segamata sekundite jooksmisest ja üldisest lärmist viib ta valminud maiused ekspertidele vaatamiseks ja söömiseks ja siis on aeg rõõmustada. Emotsioonid on laes ja pisarad silmis? Jaa, on küll jah. See on jah, teistmoodi tunne on lihtsalt, ma ei oska öelda. Nii hea tunne, 3 päeva rasket tööd ja see on lõpuks tehtud. Ehituspuussepa lõpuhetki on tore vaadata. Kõrvale rabeletakse viimase hetkeni, seinad puudu, aga meie poiss nõjatub rahulikult maja seinale ja vaatab valmis tööd. Ma vaatan, et mõni siin rabeles lõpus, sina rahulikult juba toetasid maja najale, kõik oli valmis, nii et läks hästi või? Ei läinud nii hästi nagu lootsin, aga parem ikka kui muidu. No mis kripeldama jääb siis? No mingid lohakusvead, et vale arvestus ja oligi mõne sentimeetri lühem kohe. Saime valmis
valmis, nii et võib rahule jääda. Aga ütleme nii, et see on kõva 3 päeva maratoni. Võistlus läks väga hästi. Jäin oma tulemuste ja kõigega rahule. Paar asja läks hästi, paar asja läks valesti. Alati saab midagi paremini, midagi läks jällegist õnne hulka. Aga üleüldine kokkuvõte, ma arvan, et oli okei, mis iganes siit tulemus tuleb. Ma olen viimase tulemusega väga rahul. Läks ikkagi päris kiireks, aga jõudis asjadega lõpule. Mis ärad silmis? Muidugi. Miks? Nii pikk teekond. Kuidas sisevõistlusega rahule jääd? Tulemusi veel ei tea, nii et ei oska öelda. Selles suhtes aktsepteerin seda, mis on. Et ma ei tunne, et mul läks halvasti, aga eks näis, mida eksperdid arvavad. Võistlejad lähevad oma väljateenitud vabapäeva veetma, eksperdid nende tulemust vaagima. Lõpptulemus öeldakse välja rohkem kui ööpäev hiljem lõputseremoonial. Kuid nüüd on aeg pöörata pilk minu selja taha lõputseremooniale. Kõik võistlejad tulevad saali ja saame teada, kas Eestile sel korral mõni medal ka välja võisteldi. Ning oli põhjust rõõmustada. Üle 4 aasta riputati Euroskillsil kaela Eesti esindajale medal. Aitäh ja palju õnne hõbedale florist Jart Millasele. Pühenduda sellesse, mida sa teed ja olla lihtsalt sina ise ja nautida seda, mida sa teed ja olla koos nende inimestega, kes toetavad sind ja seda on raske kirjeldada, sest tuua Eestile floristikas medal ja enda koolile ja ma lihtsalt tahan öelda suur tänu kõigile, kes on mind toetanud ja alati olnud mulle abiks ja toeks. Mis on floristikas see, mis siin on selle juures nii hingega hoidnud? See emotsioon ja need inimesed ja see, et ma saan olla mina ise ja teha seda, mida ma päriselt armastan. Ja lihtsalt see kõik, see maailm on lihtsalt nii kirjeldamatu ja mis nüüd edasi? Oma lillepood või? No tegelikult ma tahan õpetajaks saada ikkagi, et oma teadmisi edasi anda teistele ja et ka minusugused noored jõuaksid sellisesse kohta nagu Euroskills või WorldSkills ja et nad näeksid, mis on maailm päriselt ja kuhu on võimalik jõuda. Kuidas kasvatada last, kes võidab hõbemedali siin Euroopa arvestuses? Laps ta kindlasti ei ole, ta on pigem ikkagi kolleeg meile ja ta on ikkagi suureks eeskujuks meile rohkem kui meie talle võib-olla juba, et ta teeb suuri tegusi, suuremaid kui meie kunagi ette võiksime võib-olla kujutada. Temas on selline suur tahtejõud, ta lihtsalt tahtis seda medalit saada ja ta nägi selle nimel meeletult vaeva. Meie saame olla ainult toeks ja kui sul see tahtejõud on, siis tee töödele vaeva ja medal tuleb. Floristil oli Herningis kohal lisaks hõbemedalistile endale, tema eksperdile ning tema õpetajale ka inimene, kes õpetanud kõiki 3. Aga mis on see, ma ei tea, edusaladus või võti, et Räpinast lihtsalt järjest tuleb võistlejaid, tuleb võitjaid? Seda on küll väga raske muidugi sõnastada. Selle õige hinge äratundmine võtab tegelikult aega, aga kui sa selle ära tunnad, siis mina olen ka küll teinud kõik selleks, et seda hinge täis puhuda. Kas see võiks olla moraal kõigile koolidele, kõigile kutseõpetajatele? Ikka, loomulikult. Ja kõike tuleb teha hinge ja armastuse ja pingutustega. Meisterlikkuse medali ehk ideaalilähedase töö tiitli said sel korral lisaks floristile ka IT-süsteemide administraatorid Andreas Gabriel Vannas ja Andreas Laaniste. Restoraniteenindaja Keter Juhe, kokk Anette Raasik, sõiduautotehnik Romario Voksepp ja graafiline disainer Harli Orlovski. Ja meie keskmine tulemus on 690 punkti, mis on läbi aegade kõige kõrgem. Samamoodi uhke oli kohtumine lähedastega tagasi saabudes Tallinna lennujaamas. Jätkugu teil ka jõudu olla eestkõnelejaks, innustada kaasõppureid, kolleege, pürgima nende parimate oskuste poole ja katke uhkesti seda kogemust ja neid tiitleid, mis te siin olete Euroskillsil välja teeninud ja veel kord Eesti Vabariigi nimel suur aplaus teile.
Järgmisel aastal toimuvad maailmameistrivõistlused WorldSkills. Euroopa võistlused on taas ülejärgmisel aastal.